Tere tulemast tagasi ja ma julgustan kõiki tulema siia Eutserini alale. Sellepärast, et järgmisena me uurime, kuidas meie taldrikul olev mõjutab seda, mida me peeglist iga päev näeme. Ning toitumisnõustaja Elis Nikolai Vendla aitab meil avastada, kuidas süüa nii, et saavutada särav ja elastne nahk. Tere, Elis! Tere ka minu poolt ja väga tore on siin olla ja tulge tõesti kuulama. Aga enne kui me nüüd siis tõesti alustame, siis palun natuke räägi endast ja mind väga huvitab, kuidas sa avastasid, et toitumine on see teema, millega sa tahaksid siis inimesi harida? Jaa, no ma ütleks niimoodi, et see põhjus on üsna klassikaline tegelikult. Nii palju, kui ma olen ka teiste toitumisnõustajatega rääkinud, et see peamine motivaator oli siis minu enda terviseprobleemid. Ehk siis ma olin umbes 24, nüüd ma olen juba 34, see oli tegelikult juba päris ammu aega tagasi, kui ma hakkasin mitte ainult oma toitumisele rohkem tähelepanu pöörama, vaid üldse oma elustiilile, oma mõtteviisile ja kuidagi tundsin, et mu keha vajab väikest muutust ja ma tundsin, et ma olen natukene kuidagi võib-olla vastu seina kõndinud ja muidugi ma näen seda hästi palju ju täna ja üldse oma toitumisnõustaja karjääri jooksul, kui tihti inimesed ootavad, kuni siis midagi on valesti või kui meie keha annab meile märku, et okei, nüüd oleks aeg hakata rohkem tähelepanu pöörama tervisele ja alles siis teevad teatavaid muutusi. Et mina ikkagi nüüd tahan nii inspireerida ja motiveerida inimesi ennetama ja hoolitsema enda eest ka siis, kui kõik on hästi. Ehk siis, kui sa oled täna ka noor ja nahaprobleeme ei ole, siis tasub ikka naha sõbralikult toituda. Et läheb selle kontekstiga siin kokku. Just, aga alustame siis $1 miljoni küsimusega. Kas toit võib tõesti muuta nahka nooremaks või on siis see selline levinud müüt? Jaa, eks see on tõesti selline $1 miljoni küsimus, millele ongi väga keeruline anda siis kindlat jah või ei vastust. Aga mina ikkagi toitumisnõustajana olen näinud ja kogenud ja tegelikult näinud ka väga paljude teiste naiste kogemusest, kellega ma olen töötanud, et toitumine mõjutab väga tugevalt kõiki meie keha funktsioone, kaasa arvatud nahka. Aga kahjuks ei ole see teadlik toitumine absoluutselt mingi selline imerohi, mis üleöö kõik terviseprobleemid kaotaks ja meid siis meie kuidagi vananemise ümber pööraks. Et toitumine on ikkagi lihtsalt see üks pusletükk, aga neid faktoreid on nii palju. Aga kindlasti toitumisel on väga, väga suur roll. Ja ma olen sellega täiesti nõus ja kui minul olid siin mõnda aega tagasi nahaprobleemid, ma läksin professionaalset abi otsima, siis nahaarst ikkagi esimene küsimus, mis ta minu käest küsis, et aga vaataks äkki üle sinu siis toitumise, sest et see, mida me sööme, see me ju ka tegelikult oleme, et kuidas sina arvad, et see tänapäeva toit ja need toitained ja need säilitusained ja kõik, mis seal sees on, et kuidas see siis meie nahka nagu tegelikult päriselt mõjutab? Jaa, ütleme niimoodi, et kardan, et vist äkki rohkem negatiivselt kui positiivselt, sest et no, kes siin võib-olla kuulavad ka, et teavad, et ikkagi juba 30 viimase aastaga on meie toidulaud, meie toitumisharjumused, meie toitumiskäitumine ikka väga palju muutunud ja aastakümneid tagasi ei olnud võimalik poest osta nii palju maiustusi, rafineeritud taimeõlisid sisaldavaid toite, ka üldse töödeldud toite, kiirtoitu. Ehk siis toitumine on muutunud, ma arvan, et mugavamaks ja üldse kiiremaks kui selliseks, sest et elutempo on ka kiirem ja me otsime neid kiireid lahendusi ja täna Tallinnas vähemalt sa võid ju 30 minutiga endale tellida ukse taha, mida iganes sa parasjagu soovid, aga kahjuks jah, selline valmis toit sisaldabki rohkem põletikutekitajaid, näiteks nagu suhkrut ja ka just nimelt neid rafineeritud taimeõlisid, mis on siis oomega-6 rikkad ja oomega-6 on tugev põletikutekitaja. Ehk siis, ja muidugi inimesed ei tee enam nii palju ka ise kodus süüa, sellisest kodusest, hooajalisest toorainest, ja ei kasvata enam nii palju toitu ise, et ma arvan, et kõigel sellel on oma roll. Ja võib-olla vett juuakse ka vähem. Jaa, ma olen nõus. Sellepärast, et lihtsalt neid magusaid
ja võib-olla atraktiivsemaid, värvilisemaid jooke on poeletid täis ja lihtsalt vesi ei ole enam ainus asi, mida juua. Ehk siis kahjuks on läinud pigem meie toitumiskäitumine kehvemaks, sellepärast et lihtsalt inimestena me ikka otsime mugavust. Aga toitumine, tervislik toitumine ei tohiks vist väga mugav olla. Sest tegelikult isegi, kui me sööme väljas, me loomulikult restoranis söömine, väljas söömine, see on ju igati teretulnud, saab ka seal teha ju selliseid targemaid valikuid, aga ütleme nii, et mis ma nagu tähele pannud, et kui ma näiteks tellin endale seal mõne salati või ma ei tea, juurviljad või liha, siis loomulikult see maitsebki ju sellepärast hästi, et sinna on juurde lisatud ekstra õli, ekstra suhkrut, ekstra soola, et me tuleksime sinna restorani tagasi ja sellepärast ma ka ikkagi väga julgustan inimesi rohkem kodus süüa valmistama, pluss see on odavam ka. Jaa, kindlasti, et toiduainetööstus ikka tahab, et me tarbiksime siis nende pakutud toitu. Et nii on. Just. Aga enamik inimeste jaoks on tõesti tervislik toitumine keeruline. Kuidas on aga kõige lihtsam viis hakata siis oma nahka seestpoolt toetama? No esiteks ma tahaks siinkohal küll panna väga südamele, et tervislik toitumine ei tohiks olla keeruline ja ma arvan, et kõige esimene asi, mida tasubki muuta, on nimelt oma see mõtteviis, et nii kaua, kui me arvame, et toitumine on keeruline või kuidagi tunneme seda, et siis see ongi keeruline, et see on esimene asi. Aga no muidu ma väga soovitan, et kui võib-olla jälle nagu mõtteviisi juurde ikkagi tagasi minna, sest ma tõesti leian, et see on üks olulisem aspekt on ka see, et kuidagi mitte endale seda toitumist liiga keeruliseks teha ja prioritiseerida toitumist ka, sest niikaua, kui toitumine ei ole sinu jaoks oluline, siis on see suvaline ja siis on väga keeruline teha nahka toetavaid valikuid. Aga võib-olla sellistest praktilisematest nippidest veel tasuks jälgida seda, et kui värviline on sinu toidulaud. Jällegi väga lihtne, aga mõnikord see lihtsuses just nimelt see peituvad need vastused, et mida rohkem värvilist on meie toidulaual, seda rohkem antioksüdante, rohkem toitaineid me sealt saame. Et võidki selle pilguga vaadata oma taldriku üle, et kas need domineerivad värvid on pigem selline hall, valge, kollakas või on seal juba piisavalt värve, et see on üks asi. Ja siis, mida mina veel omalt poolt väga soovitan, on hakata siis regulaarsemalt toituma, et sellest palju räägitakse. See tundub jällegi väga lihtne nipp, aga tõesti ma olen nii paljude naiste pealt, kuna ma rohkem olen töötanud naistega, näinud, kuidas see regulaarne toitumine toob kõige suuremaid muutusi kaasa. Sest et esiteks see vähendab koheselt magusaisu, ja ka vähendab ülesöömist, kui see on mureks ja üldiselt üldse aitab toetada sellist meie veresuhkru tasakaalu ja on väga veresuhkrusõbralik ja veresuhkrusõbralik toitumine jällegi toetab meie hormonaalsüsteemi ja see omakorda on midagi, mis on nahale jällegi hea ja võib siis hoida meid kauem noorena. Et need on võib-olla sellised nipid ja no muidugi siis see ka, mis sa juba ütlesid, et rohkem süüa ise kodus teha, et siis me saame päriselt jälgida, et mis sinna toidu sisse läheb. Ja olgem ausad, et internet on ju ka täis väga palju kasulikku informatsiooni, et jah, et seal tulebki natuke, ma arvan, vahet teha, et mida ja kus lugeda ja kus siis nii-öelda siis, ma ei tea, inspiratsiooni või teadmisi nagu ammutada. Aga millised toitained meie nahka võib-olla siis tõesti kõige rohkem nii-öelda toetavad ja ka vastupidi, et millised toiduained näiteks siis võivad kiirendada vananemist? Et alustame siis heast, jah? Alustame heast. Alustame positiivselt, jah. C-vitamiin, kindlasti, et C-vitamiin aitab siis toetada üldse ka kollageeni sünteesi, kollageeni produktsiooni. C-vitamiini on muidugi tsitruselistes, nagu kõik teavad, aga mitte ainult. Näiteks paprikas on 3 korda rohkem C-vitamiini kui ühes apelsinis ja ka sellised Eesti marjad, mis on natuke hapukama maitsega, on väga C-vitamiini rikkad, näiteks nagu astelpaju, mustsõstrad. Et ma siin talvisel ajal soovitan oma sügavkülma välja siis nii-öelda kõik need töödeldud toidud, pelmeenid võib-olla välja tõsta ja asendada need siis just nimelt
külmutatud marjadega, sest et neid võib lisada smuutidesse, pudrule, jogurtisse, et tõesti väga C-vitamiinirikkad. Ja C-vitamiin oma olemuselt on ka väga tugev antioksüdant ja antioksüdandid on jällegi põletiku alandajad ja toetavad väga tugevalt meie nooruslikku nahka. Ja väga antioksüdantide rikas on ka tume šokolaad, just nimelt kvaliteetne tume šokolaad, nii et head uudised šokohoolikutele ka. Aga siin tasub muidugi jälgida, et ta oleks ikkagi pigem selline tume šokolaad. Ja ei pea kohe korraga ära sööma tervet tahvlit. Piisab kui 1-2 tükist. Aga ka sellised tumerohelised lehtviljad nagu spinat, kalekapsas, üldse tumedad viljad, näiteks ka brokkoli, et selle järgi saab ka kohe ära määrata, et mis sisaldab rohkem antioksüdante, mis vähem, et mida tumedam värv, seda on rohkem. Ja siis oomega-3 on midagi, mis toetab meie või aitab siis säilitada meie naha niiskustasakaalu ja on ka põletiku alandaja. Oomega-3 leidub kalas muidugi, aga ka sellistes seemnetes nagu linaseemned, tudraseemned, kanepiseemned ja chia-seemned, ehk siis neid julgelt ka oma menüüsse lisada. Ja ma ühe asja siia veel lisaks, mul on see list, ütleme nii, et on päris pikk, aga millest nii palju räägita, on just nimelt naturaalseid probiootikume sisaldavad toidud, näiteks nagu hapendatud kapsas, kimchi, keefir, jogurt, et mikrobioom on ka jällegi seotud meie naha bioloogilise vanusega. Nii et need on need positiivsed uudised, jah? Ja nüüd. Aga no tegelikult, mis meie nahale ikkagi kõige kehvemini mõjub, on suhkur ja alkohol ja kofeiin ja üldse selline ebatervislik toitumine, rafineeritud süsivesikud, töödeldud toit. Ja suhkur just eelkõige sellepärast, et siin ma mõtlen nüüd seda valget rafineeritud suhkrut, mitte nii väga, ei tasu karta banaanis leiduvat suhkrut. Et suhkur on jällegi põletiku tekitaja ja liigne põletik kehas meid kohe ka, meie nahal kahjuks on seda näha. Ja alkohol, kofeiin on siis diureetikumid, mis on vedeliku väljutajad ja selle tõttu, kui olla siis suur kohvisõber, tasuks kindlasti juua rohkem vett. Ja alkoholi juurde muidugi ju ka ikka soovitatakse vett tarbida. Et need on nagu tegelikult põhilised, aga üldiselt lihtsalt kiirtoit, rafineeritud toit, lisatud suhkur, kõik see, mida me juba teame, mis ei ole kõige rohkem siis meie keha toetav. Ehk siis kõik, mis tuleb ikkagi loodusest, on mõeldud meie kehale, meie vaimule, meie tervisele. Aga sa väga palju rääkisid siin ka vee joomisest. Ja, cheers. Võtame lonksu siis. Aga räägi palun korra ikkagi veel üle või anna meile nagu veel 10 põhjust, et miks on ülioluline ikkagi vett tarbida. Ja siis veel väga oluline küsimus, et kui palju me peaksime siis vett päevas tarbima, et ma olen kuulnud erinevaid teooriaid, 1,5 liitrit on selline kõige levinum, aga samas ma jällegi arvan, et inimeste kehakaalud on ju erinevad, nii et kas see on kuidagi sellega seotud? Ja on küll ikkagi meie kehakaaluga ja ka sellega, et kui aktiivne me oleme ikka on, aga ma ütleks niimoodi, et see 1,5 liitrit on absoluutne miinimum. Ja me võiksime ikkagi, meie võiksime ikkagi 2 liitrit päevas ära juua siis puhast vett. 1,5 liitrit on ka okei, aga 2 liitrit on midagi, mida mina isiklikult soovitan, et kui sa oled ikkagi aktiivne ja toimekas ka. Ja mis ma vee kohta alati ütlen, on see, ma toon selle näite, et vesi ja õhk on 2 asja, milleta me elada ei saa. Ei ole nutitelefon ja ma ei tea, mis veel, vaid ikkagi vesi ja õhk. Ja õhku me saame ise hingata, meie keha on ise hingav, aga vett, me ei ole nagu taimed, kes vett maapinnast imevad, ehk siis me peame vett ise endale andma ja see on tõesti meie keha kõige olulisem vajadus, ehk siis
sealt, ütleme, see on nagu eeltingimus selleks, et meie tervis oleks optimaalne. Sest tõepoolest väga palju ju räägitakse, et niisutage oma nahka, niisutatud näonahk on terve, näonahk, see on isegi kohati võrdusmärgiga pandud, on ju. Aga kui piisavalt vett ei joo, siis sa võid ju ükskõik mida endale tegelikult peale määrida. Et seda ma lihtsalt olen näinud oma poja pealt, tal on dermatiit ja no see on ülioluline, aga no kuidas sa annad 6-aastasele nii? Liiter vette, 2 liitrit vette, et see ei ole nagu võimalik, on ju. Aga jah, et ma vägagi omast kogemusest ma näen, et see mõjutab väga palju, nii et toitumisega saab ka ikkagi oma näonahka näiteks korda, ma olen selles veendunud ja läbi teinud selle teekonna. Ja lihtsalt lisaks veel veele, me võiksime oma menüüsse lisada rohkelt veerikaid toiduaineid ka. Et see on, ma arvan, et kõige parem asi, kust alustada ja mida üldse iseenda jaoks teha. Just, ja sa enne mainisid, kui oluline just C-vitamiin nahale, omega-3, antioksüdandid, probiootikumist rääkisid, aga kuidas sa suhtud kõikidesse siis nendesse toidulisanditesse? Toidulisanditel on igatahes oma koht olemas minu arvamuse kohaselt ja nendelt võib nii-öelda abi paluda. Aga ma arvan, et nendele jällegi loota ei tasu, et ainult pihuga iga päev 5 kapslit sisse süüa ja arvata, et nüüd on kõik hästi, et see võib-olla ei ole päris õige mõtteviis. Et me võiksime ikkagi eelkõige vaadata üle oma toidulaua ja sinna siis juurde teadlikult lisada vajalikke toidulisandeid. Et näiteks ongi see, et me rääkisime siin omega-3-st ja kala on väga omega-3 rikas, aga kui sa ei tarbi kala, kui sul ei maitse kala, sul on kalaallergia või lihtsalt sa ei söö piisavalt kala, mis on umbes 3 korda nädalas, siis tasuks omega-3 kuure näiteks juurde teha, on ju. Ehk siis kindlasti oma koht on olemas, kui me tahame näiteks praegu sellisel talvisel haiguste hooajal oma immuunsüsteemi ka toetada, võib C-vitamiini juurde võtta, tsinki, aga jällegi, see on ainult selline üks pusletükk. Aga anna siis palun soovitus, et see, kes nüüd siin täna või siis ka meie podcastis seda nüüd kuulab, et kui ta ikkagi on otsustanud, okei, ma nüüd alustan tervisliku toitumisega, siis mis oleks esimene samm, sest et tegelikult kõige raskem ongi alati just see esimene samm ja sama minus kehtib ka trenni minemisega. Uksest välja minemine on see kõige keeruline, kui oled juba trennis, on kõik hästi. Jaa, see on jällegi väga hea küsimus. $1 000 küsimus. Ja ma ei tea, mul teeb siin jälle pikk list, aga ma ikkagi tahaks alustada sellest mõtteviisist, et esiteks unusta ära kõiksugused dieedid, lühiajalised lahendused, ära oota 1. jaanuari, hakka kohe peale ja võta tervislikku toitumist kui sellist elustiili, harjumust, see on nagu hammaste pesemine, see ei pea olema keeruline, see ei pea olema midagi, mida peab nagu näpuga järgi ajama, ja leia enda jaoks selline sobiv viis, kuidas seda teha, et ei pea hüppama ühest dieedist teise ja siis kindlasti see regulaarne toitumine. Kui me saame oma toitumise regulaarseks, siis sinna on palju lihtsam ehitada kõike seda nii-öelda head peale ja siis jääb vähem ruumi ka ebatervislikule, ebavajalikule. Aga sina kui kogenud toitumisnõustaja, siis äkki sa, ma ei tea, jagad mõnda inspireerivat lugu, et mida sa oled tõesti nagu näinud ja märganud, et kui palju võib üks selline tervislik toit meie elu nagu muuta? Inspireeri palun meid. Tead, ma arvan, et kõige ilusam asi, mida ma vist kuulnud olen, on see, et kuidas üks naine ütles, et ta hakkas tervislikumalt toituma ja tal läks suhe mehe ja lastega paremaks. Minu meelest see on väga inspireeriv, eks siis tervislik toitumine on tõesti, sellel on nii suur mõju ja kui sa oled õnnelikum, kui sul on paremad suhted, siis ma olen enam kui kindel, et seda on näha ka sinu nahal. Just, ma olen sellega nõus ja eks ikkagi ju see peegelpilt annab meile ka korraliku sellise boosti. Aga ma ei tea, ma julgustan ikkagi inimesi kaasa rääkima, esitama küsimusi. Nii. Kas keegi tahab midagi küsida? Või siis on ikkagi see, et me saime juba siit väga palju kasulikku inspiratsiooni ja mis mina just võib-olla siit endaga kaasa võtsin, et vesi
ei ole ainult see, mida me endale sisse joome, vaid ka mida me ju tegelikult sööme. Jah, täpselt. Puuviljad, köögiviljad, marjad on need kõige veerikkamad, aga muidugi ma lihtsalt veel lõpetuseks ütlen, et naha tervise jaoks ei ole oluline ainult tarbida siis köögivilju, puuvilju ja marju, vaid ka kvaliteetne valk on väga oluline, sest et kollageen on oma olemuselt ka valk ja koosneb aminohapetest ja kui me ei tarbi piisavalt kvaliteetset valku, siis meie kehal justkui ei ole ehitusmaterjali, millest siis kollageeni ehitada. Nii et toitumine võiks olla ikkagi mitmekesine ja lisa oma menüüsse kindlasti ka valku ja rasvu. Et ainult puuviljad ei päästa meid. Ma olen sellega 100% ka nõus. Aga nii nagu ma küsisin dermatoloog Aliina käest, et millal on õige aeg siis toitumisnõustaja poole pöörduda? No ma arvan, et ikkagi siis, kui sa tunned, et sul on vaja abi ja siis ma juba tõesti soovitaksin pöörduda toitumisnõustaja poole, mitte võib-olla guugeldada, et kuidas tervislikult toituda, sest sinna neid vasteid tuleb tuhandeid ja tuhandeid ja ma arvan, et toitumisnõustaja saab sind personaalselt aidata. Aga kas tõesti siis personaalsed toitumisnõustajad, kuidas selles maailmas nagu on, et kas te teete just väga sellised lähtuvalt inimesest, väga sellise läbimõeldud kava või te ikkagi jälgite sellist, ma ei tea, üldist tava? Ja see on ju selline, et eks toitumisnõustajaid on Eestis väga palju ja kõigil ongi oma spetsiifika, et mina pigem olen võtnud endale eesmärgiks just sellise koolitamise poole ja võib-olla ei tegele sellise väga haiguspõhise toitumisnõustamisega, kus on siis vaja väga spetsiifilist nõu ja abi. Ja mina ka ikkagi julgustan kõiki kasutama toitumisnõustaja abi, et ärge kunagi jääge oma murega üksi. Ja ma tõesti tänan sind jällegi väga sellise läbimõeldud ja praktiliste ideede ja vastuste eest, et ütleme nii, et täna ma jätan siis selle, ma ei tea, friikartulit tellimata. Mul oli plaan minna küll restorani, aga ma olen täiesti kindel ka, et toitumisega saab teha absoluutselt imesi. Ning me teeme nüüd jällegi väikese pausi ning järgmisena uurime, kuidas mõtteviis ja emotsioonid vananemises rolli mängivad ning kuuleme praktilisi näpunäiteid stressiga toimetulekuks ja vastupanuvõime säilitamiseks. Aga enne veel, kui me siia tagasi tuleme, palun julgen kõiki, või tähendab, ma julgustan kõiki kutsuma siia ajamasina nurka. See on lõbus ja interaktiivne kogemus, kus siis iga külastaja saab väikese kingituse, mis siis sisaldab Eucerin Anti-Age tootesarja väikseid tooteid ja ka personaalse sõnumi. Ning loomulikult külastage ka täna Südameapteeki, sellepärast et kõik tooted Eucerinilt on seal kuni lausa –40% soodsamad ja koha peal on ka väga professionaalne ja personaalne abi. Nii et kasutage seda võimalust ja ma tänan sind, Elis, ning näeme juba siis 10 minuti pärast. Aitäh!